Tänane evangeelium kirjeldab siis ühte päeva Jeesuse Kristuse elus. See on kohe Markuse evangeeliumi esimeses peatükis 29-39 salmini. Ma vahest nagu imestan, et kui palju sellesse esimesse peatükki Markuse evangeeliumis mahub sündmusi. Aga kuuleme, see on nüüd ühe päeva sündmused praktiliselt. See algas sünagoogis, möödunud pühapäeval me kuulsime, kuidas Jeesus tervendas inimese, kellele lõi rüve vaim, ajas selle vaimu välja ja inimesed olid väga imestunud. Aga mis juhtus siis, kui jumalateenistus lõppes? Umbes niimoodi poole tunni pärast. Mis siis juhtub? Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega, Siimone ja Andrese Maia, aga Siimone ämm lamas voodis palavikus ja otse kohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimone ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesus juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Terve linn oli kogunenud maja ukse ette ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurja vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Ja varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Temaga ütles neile, läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. Aamen. Jumalateenistus on läbi. Kõik me ruttame siit bussi peale, kes oma autoga läheb koju ja siis perenaised loomulikult, võib-olla vahest ka tublid peremehed, nüüd on see kombeks, et hakkavad söögilauda katma ja natuke puhkame, tuleme veel õhtul jälle, vaatame, mis Jumal millise vaimuliku laua meile on katnud. Aga kujutage ette, kui see peategelane kodus, ämm, see peaks nagu panema mõtlema, et miks ei ole juttu Peetruse naisest. Aga traditsioonilistes kultuurides, see on tänapäeval Hiinas ja Koreas ja Jaapanis samamoodi, on võtmeisik mitte see naine, vaid võtmeisik on ämm. Võtmeisik on selle pere kõige vanem inimene, naine, mitte mehed. Et kodus otsustab ema, see vanaema. Aga tema on haige. Miks ta on haige? Kas see on viirus? On see külmetus? Lõunamaal ei tahaks kohe külmetusele mõelda, aga seal võib samamoodi külmetuda. Või on see hoopis seda laadi haigus, mida ka on paljud, võib-olla me mõtleme oma rikutuse tasemel, et vaadake, kui meil on tuska hinges ja meil ei meeldi see, mis toimub, siis me jääme ka vahest haigeks. Lapsed jäävad haigeks, enne kontrolltööd ja arvestust kohe selge. Need isegi enam-vähem nimeliselt on teada, kes haigeks jäävad. Et me ei imestagi koolis, aga ämm jääb haigeks. Aga kujutage ette, Peetrus on käinud ju kalal, Peetrus on tubli töömees, toob leiva koju. Nüüd ühel päeval see väimees, mis ta teeb, läheb ühe rändjutlustajaga ja hakkab rändama mõõda külasid ja linna. No mis sellisest väimeest arvata? Aga sellega asi veel ei lõppe, ta toob kogu selle kamba koju veel. 12 meest istuvad plärtsti lauda.
noh, kuidas neid toita? Aga see on väga lihtne, siin on, meil on pühapäev on hommikust õhtuni, on see ka laud kaetud, seal all näete, mõõdate ära, kui palju on vaja, et toita. Seal on 14 kohta umbes, tihedalt panna on 16 kohta, aga 12 on päris paras. Ja vaat see on nagu see foon, igal juhul on öeldud, aga Siimon ämm lamas voodist palavikus ja otse kohe räägiti Jeesusele temast. On veel üks teine teema, mis võiks siin kuidagi tulla ette, et kas Jumala sulastel ja nende peres võib haigusi olla. Nemad ju käivad ringi, kuulutavad evangeeliumi, tervendavad teisi, paluvad haigete ees, nüüd lähed koju, haige ämm. Et mis sellega peale hakata, et kas see siis on kuidagi vastuolus sellega, mis nad muidu räägivad. Me võime oma mõtetes konstrueerida selle loo ümber mitmeid asju ja oma elu võib-olla siduda oma kogemustega seda. Aga asi on võib-olla ikkagi väga lihtne, et ongi palavikus ja ongi haige. Aga mis on tähtis, et nad läksid ja rääkisid kohe sellest Jeesusele. Aga Jeesus oli õpetaja, tema oli ju nagu see päälik. Kohe läksid tema juurde, et seis on see, et mis me siis teeme. Kas me lähme siit kohe minema, vaatame ühe teise koha, võib-olla leiame ühe söögikoha kuskil mujal, lähme siia paradiisi või kuskile teise söögikohta, aga sinna koju me minna ei saa. Aga nad rääkisid sellest Jeesusele, Jeesus pidi otsustama ja Jeesus sai sellest kuulda, läks selle ämma juurde, võtab käest kinni, tõusebki üles ja hakkab kohe lauda katma. Et see on kuidagi nii, nagu loomulik. Kui me üldse vaatame nagu Jeesuse tervendavad meetodid, et võiks ütelda, et mis meetod see on. Meil on siin leevamurdmise laual see väikene õlipudel. Üks mõte on, et kui asi on tõsine, tule, palvetame, pastor võiab sind õliga. See õli on märk Jumala sellest tervendavast väest, püha vaimu väest. Aga see on ainus meetod. Kui vaatame Jeesus, siis vahel on see väga lühikene sõna, mis ta ütleb, see tervendab. Teinekord see on lihtsalt puudutus, et ta puudutab haiget, siin ta võtab käest. 3. korral pani ta käed haigele peale. 4. korral kasutas ta vahendeid nagu pimeda mehe silmade võidmine. Ja võiks ütelda, et talle nagu kõlbab iga meetod, sest asi ei seisa mitte meetodis, vaid asi seisab meelevallas. See meetod on lihtsalt üks nagu märguanne, et nüüd on see, et nüüd ma puudutan sind või nüüd ma võtan su käest, ma tõstan sind üles või nüüd ma ütlen sulle selle vajaliku sõna, mida sa väga vajad. Aga meelevald on Jeesusel. Ja nüüd tuleb üks niisugune olukord, et see sündmus ise, nad vaevalt saavad süüa ja puhata, toob kokku suure hulga rahvast. Terve võrgustik. Jeesus oli ju ütelnud, et ma teen teist inimese püüdjad. Kui ta Simon Peetruse ja Andrease neid kutsus seal järve ääres. Aga nagu ma ütlesin, möödunud kord see järv ei ole mitte kaugel, vaid see on nagu see jõgi siin. Et kui sa seal ämma maja juures seisad, et siis lähed jääda, siis on ju paadid. Ja seal all ta oli öelnud neile ju, et ma teen teist inimese püüdjad. Ja nüüd praktiliselt nad näevad, mis juhtub. Et siin on juba sünagoogis toimunud ime, siin on kodus toimunud ime, siin on nüüd midagi veel. Kõik, kes on vaevatud, tulevad kokku. Siin on öeldud kogu linn. No, kui me siin Pärnu linna mõtleme, et siis
me ei tahaks nii palju inimesi korraga Enno tänaval näha, et siis ei saaks kuskile, tekiks ummik ja suur probleem. Aga see Natsareti või Kapernauma linn, Natsaret oli kodukoht. Kapernauma linn, ta on nii välja kaevatud täna, need alused on näha. See on niisugune väikene küla meie mõistes. Pool Vana-Pärnut võib-olla, suuruselt. Et siis hakkab meil ettekujutust tekkima. Ja nad tulevad seal kõik kokku ja Jeesus hakkab neid tervendama. Ja see on üks nagu pikk protsess, et kes on nagu selles eestpalve tervendamise teenistuses olnud, see saab aru, et näiteks pastori jaoks ei ole mitte jutlustamine kõige raskem. Pastori jaoks on kõige raskem see osa, kui kutsume eestpalvel inimesi. Ja järjest tuleb inimesi ja igalühel on oma mure, oma probleem, oma haigus, võib-olla oma lähedased. Need on kõik paljud ka niisugused olukorrad, mida inimlikult ei ole võimalik ei seletada, lahendada ega nõustada, vaid lihtsalt nagu seina on ees. Aga sina oled selle seinaga silmitsi ja sul on ainukene, kelle käest abi küsida, on Jeesus Kristus ja kui tema tuleb ja aitab, siis aitab. Me eile ka siin piirkonna kokkutulekul rääkisime sellest, et tegelikult see pastoraalne töö, vaimulik töö, see on ikka jälle nagu läbi seina minek. Ja see on nii nagu siin selle Peetruse ämmaga oli see Jeesusel läbi seina minek, ta haaras sellest käest, tõstis ta püsti. Ja nii on nende kõigi teiste haigete puhul ka. Evangeeliumid kokku kirjeldavad 17 tervendamise imet. Et vahest meile, kui me loeme erinevaid evangeeliumi, jääb niisugune mulje, et Jeesus ainult käis, tegi imesi. Aga kokku on 17 erinevat imet. Ja siis need on üksikjuhtumid, mis on kirjeldatud. Aga peale selle on tal niisuguse massilisi tervendamisi, nagu siin ka öeldakse, et suur hulk inimesi tuli ta juurde, suurt hulka ta palvetas ja kuni väsimuseni välja. Nii et see on nagu üksikjuhtum. Ja nüüd, mis me näeme, et nüüd on juba teise päeva hommik, et ta läheb vara hommikul, enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Kui me küsime, et kui meil on väga rasked nagu töised ajad, kus me hommikust õhtuni peame suhtlema inimestega, on teatud elukutsed, mis on niisugused, mis nagu kurnavad meid välja või nagu pigistavad meid tühjaks nagu sidruni. Et siis, mis peaks tegema? Inimesed otsivad siis lõõgastust. Öeldakse, et kõik need niisugused sõltuvushaigused, mis on tekkinud ka ja väga moodi läinud, on see, et nii stressirohke nädal ja siis nädal lõpus siis inimesed tahavad nagu pidu pidada ja lõõgastuda ja kõik ära unustada ja meelt lahutada. Aga see ei ole nagu lahendus. Samamoodi nagu ei ole lahendus see, et nagu siin möödunud pühapäeval õde Sandra kohale tunnistas, et lähed ja istud 2 tundi televiisori ees. Et see ei ole puhkus. Aga Jeesus annab meile niisuguse väga selge eeskuju, et võta aega üksinduse aega. Võta aega Jumalaga suhtlemiseks. Võta aega palvetamiseks. No tavaliselt see, mis juhtub, on see, et kui pikk palve see ikka on, et me saame 10-15 lauset oma vaimus öeldud. Ja siis on lõpp. Siis me mõtted juba libisevad oma lastele, laste peale, sugulaste ja rumalate õpilaste peale ja tarkade õpetajate peale ja igasugused. No me kõik on juba pea laiali ja on juba Ukrainas sõdime mehed. Et ei tule sest palvest midagi välja.
on niisugune kogemus. Aga tegelikult see palveaeg või see on väga lihtne, ega sa lähed vaikusesse või on see sinu öötunnid või hommikutunnid aias või mere ääres või kus sa jalutad või ja sa ütled oma lihtsaid palvesõnu ja siis sa vaikid ja vaatad loodust lihtsalt ja ootad uusi märguandeid ja mida Jumal sulle annab ja inspiratsioone ja siis tuled jälle, ütled üks väga lühikesed laused. Issand, alasta minu peale või issand, aita mind, anna mulle jõudu selleks päevaks. Anna mulle seda, mis mul selleks päevaks vaja. Need on muidugi väga niisugused egoistlikud palved, et me tahaksime ikkagi olla nagu vormis. Ja siis, kui sa lähed oma töökoha kohta, siis teed ukse lahti ja meil on teisipäeval, minu jaoks on see kõige niisuguse vaheldusrikkam päev, hommiku vara tuleb olla juba 7:20 linnaliini bussis, juba seal õpilastega trügida, vaatad, et sul koht on, siis kella 8 saad üle gümnaasiumisse, siis, aga mis on tore, vaatad, vend Joel on juba ees, teeb ukse lahti, õnnistame seal alati sõnadega ütle, aga pilguga. Ühel hommikul oli huvitav, et kuidas see juhtimine hakkab kohe peale. Koridor peal direktor tuleb, ütleb, et Luteri kirikus valiti uus peapiiskop. Et kuidas see nüüd on, kas ta peab tõesti eluaeg olema seal, selle koha peal. Siis annad lühikese informatsiooni, nii paljugi oskad öelda. Õpetajate toast tuleb teine, füüsikaõpetaja tuleb, ütleb, et me otsustasime abikaasaga, et Iisraeli minna palverännakule või sõit Iisraeli. Et kas sa ei oskaks kuidagi seda organiseerida või kus saaks hea reisi. Ma ütlesin, et meil on siin 2 spetsialisti, et Joel on ka, et tal on oma tuttavad. Nüüd me ajame seda asja, et ehk leiame talle õige reisi sügiseks. Need on kõik asjad, mis on reaalselt õhus sinu ümber, pealekauba kõik need õpilased, kes seal veel, sa ei tea, millised peolt nad tulevad ja kuhu nad lähevad. Ja sina oled seal nende ees. Aga see ettevalmistus, et sa oled palves olnud, see on väga tähtis. Ja kui nüüd kogu seda Jeesuse päeva kokku võtta, 3 asja on tähtsad, et me näeme siin Jeesust argipäevas. Suur eksitus on see, vennad ja õed, kui me arvame, et pühapäeval me oleme pühad ja argipäeval me oleme argipäevalised, siis ei ole pühadusega midagi peale hakata eriti. Võib-olla tuleb mingi lõhn kogemata kaasa palvemajast, aga see kaob ka kähku juba nädal lõpuks ära. Et tegelikult me näeme Jeesust argipäevas, nende reaalsete inimeste keskel, probleemide, haiguste, olukordade keskel ja seal ta on meile eeskujuks. See meie pühadus realiseerub tegelikult argipäevas. Teine asi, me näeme, et ta on nende kõigi abivajajatega, ta on solidaarne, kaastundlik, ta ei vastandu ennast nendega. See vastandumine on väga, väga lihtne tulema. Eriti kui on teatud probleemid ka, kus me nagu kergesti markeerime inimesed ära, et sina oled niisugune, sina oled niisugune, sinuga ma hästi ei taha suhelda, aga nende inimestega ma hea meelega suhtlen. Aga see, kui me oleme koos Jeesusega, siis me igasuguste inimestega tuleb suhelda. Et vaatan, vend Segal siin istub esimeses reas, et kui ma lähen elektroonikapoodi, et vahest ma mõtlen niimoodi, et on tore, ma saan nüüd kõik teada, mis mul on vaja oma järgmisteks unistuste ostudeks, aga kui sa poemüüja, ma mõtlen selle peale ka nii nagu õpetajagi või arst või medõde või sa pead igasuguste inimestega suhtlema ja siis peale selle tellib see suur poekett veel need kontrollostjad, kes tekitavadki mingisuguse konflikti ja kontrollivad
müüa nagu seda võimet, et kas ta on ikka õige müüa. Aga Jeesus tuli ja ta niimoodi kõik, nii õiged kui kontrollostjad, kõik olid sõbrad tema jaoks. Ja viimane asi, palve. See on õieti esimene asi ja see on viimane asi. Ja ma soovin, et me väga oma palveelu, mina kaasa arvatud, avardaksime. Et muidugi mul oli väga hea tunne, mida Ahto ka ütles, et meil on reede õhtused palvetunnid, et kui juba 6 meest on kohal ja palvetavad, siis on niisugune tunne, et see on juba väike üksus, millega võib välja minna. Juba igasuguseid, isegi rohelisi mehikesi taga ajama. Nii et Jumal õnnistagu meie ühist palvet ja palveelu, isiklikku palveelu ja meie argipäeva. Aamen.